Õige, Bianca, me räägime veel ühest järjestikusest päevast, mil Hezbollah tulistas droone ja rakette Põhja-Iisraeli suunas. Viimase tunni jooksul kõlasid õhuhäire sireenid ka Galilea põhjapoolsetes piirkondades nagu Manara, Miskav Am, Kiryat Shmona, aga samuti siin Lääne-Galilea piirkondades. Hanitas kõlas varem isegi droonisireen ning sireenid kõlasid Akos, mis asub lõuna pool sellest kohast, kus ma praegu seisan. Ja nagu sa kirjeldasid olukorda koha peal, pole koole, see on tõesti eriolukord siin Navias, tänavad olid tühjad, ma ei näinud ühtegi jalakäijat väljas. Inimesed varjuvad kodus, isegi kui varjumiskäsku pole antud. Samal ajal jätkuvad Iisraeli rünnakud Lõuna-Liibanonis, keskendudes peamiselt Türose linnale, mis asub rannikul ja on üks suurimais linnu Lõuna-Liibanonis, aga ka mitmetes teistes Lõuna-Liibanoni piirkondades. See langeb kokku maismaajõudude edasiliikumisega, jõudes Lõuna-Liibanonis süvavaimasse punkti viimase 26 aasta jooksul pärast tagasitõmbumist aastal 2000. Räägime nüüd Iisraeli kaitseväe IDF poolt Beauforti kindluse hõivamise tähtsusest nii sõjaliselt kui ka sümboolselt. Ja see on peamiselt viimane, Bianca. Tead, Iisraeli käed on rohkem või vähem seotud selles osas, mida nad teha saavad. Mis puudutab katseid Hezbollahalt lõivu võtta, siis me ei näe ulatuslikke rünnakuid Hezbollaha närvikeskusse, mis asub Beiruti lõunapoolsetes eeslinnades. Nii et me näeme pigem sümboolsemaid samme koha peal. See ei tähenda, et Iisraeli vägede poolt turvatsooni laiendamisel puuduks sõjaline tähendus. Aga kui rääkida siin Põhja-Iisraeli elanikega, siis nende jaoks ei ole võidupilt Iisraeli lipp peaaegu 1000 aasta vanusel ristisõdijate kindlusel, vaid hoopis elu siin Põhja-Iisraelis. Tagasi normaalsuse juurde. Lapsed lähevad kooli, ettevõtted tegutsevad tavapäraselt. Ja seda ei juhtu, sõltumata sellest, kas strateegiliselt olulisel kohal asuv Beauforti kindlus vallutatakse või mitte. Vaid 9 kilomeetrit, see on 5 miili kaugusel teisest suuremast linnast Lõuna-Liibanonis, mille nimi on Nabatia, mis võib viidata sellele, millised on järgmised plaanid. Aga praegu selle kindluse, Beauforti kindluse vallutamine ei muuda olukorda oluliselt. See on pigem see, mida Iisraeli kaitsevägi on viimase 48-72 tunni jooksul teinud. Nimelt laiendanud oma kontrolli Lõuna-Liibanonis. Õige, seega on see pigem sümboolne, rohkem seda, mida oleme viimastel päevadel näinud. Aga kui kontrolli all olukord praegu on? Mida võime oodata järgmiste tundide ja päevade jooksul? Vaata, Bianca, me peame endalt küsima, miks Hezbollah üldse olukorda eskaleerib. See otsustas nii teha ajal, kui Washingtonis toimusid diplomaatilised kõnelused sõjalisel tasandil Liibanoni ja Iisraeli ametnike vahel. See on nende viis proovida kõnelusi nurjata. Nad püüavad kõnelused kokku kukutada ja Liibanoni endaga kaasa tõmmata, sest nad teavad, et kui nad laiendavad oma raketi- ja droonirünnakuid Põhja-Iisraelile, nii rünnakute suurem intensiivsus kui ka see, kui sügavale piirist nad sihtmärke tabavad, toob kaasa märksa jõulisema Iisraeli vastuse. Ja nende jaoks tähendab suurem kahju Liibanonis suuremat survet kõnelustele. Nii et see, mida Hezbollah üritab teha, on julgustada Iisraeli suurendama oma rünnakuid Lõuna-Liibanonis, lootes, et see nurjab diplomaatilised pingutused Beiruti ja Jeruusalemma vahel. Hästi, Ariel Osram, Lähis-Ida vanemkorrespondent, suur tänu ja olge hoitud. Kui Iisraeli julgeolekuasutused kaaluvad järgmisi samme Liibanonis, on riikliku julgeolekuminister Tamar Ben-Gvir avaldanud avaliku pöördumise Benjamin Netanyahu poole, kutsudes peaministrit üles ründama Hezbollah tugipunkte Beirutis. Me oleme siin põhjapiiril, Štulas. Me oleme siin põhjapiiril Štulas. Ja me ütleme väga selgelt, et me peame Tahija maatasa tegema. Ma olin eelmise relvarahu vastu. Ja täna ütlen ma, et me peame selle samuti maatasa tegema. Iisraeli kaitsevägi teeb oma tööd. Seal on 600 Hezbollah liiget. Tänu Jumalale, kes on viimastel nädalatel kõrvaldatud, kuid sellest ei piisa. See, mis nendega toimub, on Tahija. Me peame minema Tahija peale, maatasa tegema.
maa tasa tegema ja veel kord maa tasa tegema. Hezbollah on Tahia. Tee see maa tasa. Hezbollah, Tahia. ما teen seda Hezbollaga Tahia. اليوم Ma ütlen seda ka siin ja ütlen seda meie kallile peaministrile. Kallis peaminister Benjamin Netanyahu, ma armastan sind, ma hindan sind, aga on aeg Tahia maa tasa teha. Me austame president Trumpi, me peame teda partnerluse eest tänama. Aga punane joon on kahju sõduritele, kahju tsiviilisikutele ja Tahia tuleb maa tasa teha. Iisraeli riikliku julgeolekuminister ei karda kunagi oma arvamust avaldada. Vestlusega liitub nüüd stuudios vanem korrespondent Owen Altschuler. Bianca. Kas sa teadsid, et ta tahab, et Tahia maa tasa tehtaks? Ma ei kuulnud seda, ma ei tea, kas kõik said sellest aru, korda. Enne kui me kommenteerime, mida Ben Gvir ütles ja kui oluline või ootuspärane see on, vaatame suuremat pilti. Paralleelselt kõige sellega, mis toimub maa peal ja õhus, käivad ka läbirääkimised. Kus me sellega praegu oleme? Õige, see on nagu paralleeluniversum, nii võib öelda, Bianca. Eelmisel reedel läks Liibanoni sõjaväe delegatsioon Pentagoni, et tutvustada, kuidas Liibanoni sõjavägi asju näeb ja millist teed nad näevad edasiminekuks koostöös Ameerika Ühendriikide ja Iisraeliga. Haaretz teatas, et üks Iisraeli allikas ütles, et idee oli erinev sellest, mis juhtus 2024. aasta novembris selle relvarahu kokkuleppega. Seekord luks Liibanoni sõjavägi erirühmad, mis oleksid spetsiaalselt välja õpetatud ja hoolikalt kontrollitud ning just need üksused oleksid need, kes lõpuks läheksid ja desarmeeriksid Hezbollahi. Kuid üks Liibanoni ametnik ütles Al Jazeerale, et selliseid üksusi ei kavatseta luua. Ja Bianca, järgmine samm on väidetavalt poliitilised kõnelused kahe suursaadikuga, Iisraeli poolel Yehiel Leiter ja teisel poolel Liibanoni suursaadik Washingtonis, mis toimuvad teisipäeval ja kolmapäeval, et arutada poliitilist protsessi. Bianca, ma arvan, et on selgelt tunda, et need kõnelused on kaotanud hoo. Ma arvan, et selle põhjuseks on see, et Liibanoni valitsus on hinnanud, et Iisrael ei suuda Hezbollah otsustavalt lüüa. Ameerika Ühendriigid ei suuda Iraani otsustavalt lüüa. Ja seetõttu pole jõudude tasakaal Liibanonis piisavalt muutunud, et valitsus saaks võtta riske kaalutletult, realistlikult ja mõistlikult, et tegelikult Hezbollah ka silmitsi seista ja nende relvad ära võtta. Ja seni kuni see nii on, ei paista nad olevat valmis isegi väiksemaid samme astuma, näiteks leevendama Liibanoni drakoonilist seadust, mis keelab kontaktid Iisraeliga. Ja pärast väga julgeid samme, mida tuleb tunnistada, et Liibanoni valitsus astus nende läbirääkimiste esimeses voorus, on need kõnelused näinud välja, nagu oleksid nad soiku jäänud, isegi kui need formaalselt jätkuvad. Seega vähemalt ummikseis ja ees ootavad rasked väljakutsed. Kui vaadata seda Iisraeli poolelt peaminister Benjamin Netanyahu, siis millised on tema huvid praegu, eriti arvestades olukorda Iraaniga, kus sõja jätkumine ei tundu tõenäoline? See võib siiski juhtuda, kui tundub, et seal on kokkulepe tulemas. Millised on tema huvid praegu seoses Hezbollahga? Sul on õigus, et kõik vaatavad siin Iraani poole, Bianca, aga nagu sa tead, on Liibanoni küsimus Iisraeli avalikkuse jaoks suures osas eraldiseisev teema. Me just kuulsime riikliku julgeolekuministrit Tamar Ben Gviri. Tema ütleks, et Tahia tuleb maa tasa teha, ükskõik mis tingimustel. Aga tegelikkus on see, Bianca, et kõikide poliitiliste vaadetega iisraellased tunnevad tõelist kaastunnet ja empaatiat. Ja sidet nendega, kes elavad riigi põhjaosas, kes on tule all, kes taaskord ei saa oma lapsi kooli saata, Kiryat Shmonasse, kooli, mis asub Liibanoni piiril. Ja avalikkuse seas valitseb tõeline frustratsioon ning tugev samastumine põhjapiirkonna inimestega. Ja Ben Gvir räägib seetõttu, nagu tavaliselt, oma vaatenurgast ja oma valijate vaatenurgast. Kuid Bianca, see peegeldab palju suuremat osa Iisraeli avalikust arvamusest kui tavaliselt. Inimesed on äärmiselt frustreeritud. Ja nagu ta ütles, võib Donald Trumpil olla oma arusaam sellest, kuidas ta näeb Ameerika huve, kuid selles mõttes võivad Iisraeli huvid olla erinevad. Hezbollah võib olla ületanud Iisraeli punase joone ja seepärast on peaminister andnud sõjaväele loa minna Lõuna-Liibanoni puhvertsoonist kaugemale ning võtta kasutusele kindlamad ja agressiivsemad meetmed. Ja sellel on avalikkuses palju laiem toetus kui ainult Ben Gviri ja tema valijaskonna seas. Kas me näeme praegu suuremat lõhet USA ja Iisraeli ning Iisraeli huvide vahel kui 6 aega tagasi, 2 kuud tagasi või isegi enne sõda? Avalikku lõhet me siin näinud ei ole ja läbirääkimised jätkuvad. Ma kahtlustan, et edaspidi on huvides kindlasti erinevusi, Bianca. Võib-olla tõesti. Ja ma arvan, et see jääb Netanyahu ülesandeks, mitte esimest korda, proovida selgitada Donald Trumpile, miks. See on Iisraeli jaoks nii suur prioriteet ja seetõttu peaks olema prioriteet ka Ameerika Ühendriikidele. Aga miks? Lubades Hezbollahil jätkuvalt omada ülekaalu jõudude tasakaalus Liibanonis, võimaldades neil jätkuvalt tulistada Iisraeli tsiviilisikute ja sõdurite pihta.
ja Iisraeli sõjaväe jaoks omalt poolt leida võimalikult kiiresti lahendus fiiberoptilise kaabliga juhitavate droonide probleemile. Need on asjad, mis on lõpuks olulised ka Ameerika Ühendriikidele. Ja Netanyahu igal juhul nii Iisraeli huvides kui ka sellepärast, et ta allus Donald Trumpile, kes on tema, Netanyahu, suur poliitiline toetaja oma enda poliitilise ellujäämise nimel enne valimisi. Kiryat Shmona linn, millest me just rääkisime, Bianca, kus vanemad ei saa taas oma lapsi kooli saata. See on traditsiooniliselt Likudi tugiala. Need on Netanyahu valijad. Ja kui nad on valimispäeval pettunud, võivad nad oma viha välja valada Likudi ja Netanyahu peale ning nende häält võidakse kuulda ka ühiskonna laiemates ringkondades. Jällegi, Iisraeli avalikkus samastub väga tugevalt sellega, mis toimub põhjas ja põhjaelanike olukorraga. hästi, Owen Altman, vanemkorrespondent, suur tänu teile!